Minu jaoks tähendab eurooplane olemine ka tänasel päeval ennekõike endiselt vabadusi ja lugematuid võimalusi. Olgugi, et koroonakriis on keeranud maailma pahupidi ning meile nii loomupäraseks saanud vaba liikumine on piiratud, on just Euroopa Liit ja selle ühtsus parimaks garantiiks kriisi seljatamiseks ning normaalse elu juurde naasmiseks. Eurooplane olemine tähendab ka solidaarsust, mida just rasketel aegadel näeb kõige selgemalt. Kui esialgne šokk viiruse leviku kiiruses suudeti selja taha jätta, taipasid kõik, et tekkinud probleemide seljatamine nõuab koostööd. Liikmesriigid abistavad teineteist ning Euroopa Komisjon otsib rasketel aegadele paindlikke lahendusi, mis võimaldaks rahvusriikidel enda majandust ja inimesi paremini hoida. Euroopa on igast kriisist tugevamana väljunud ning nii läheb ka sel korral. Ma mäletan hästi aegu, meil Lääne-Euroopasse reisimiseks pidi olema viisa ning enne Euroopa Liiduga ühinemist olid minu Londoni magistriõpingute ülikooli tasud kordades kõrgemad kui liikmesriikidest pärit tudengitel. Seega eurooplane olemine tähendab ka parimaid võimalusi alates hariduse omandamisest kuni maailma kvaliteetsema elukeskkonnani välja.